järgnevad saate osa Arvi riietus spondeerib siis Rootsi politsei. Jah, täpselt nii. Meie oleme jõudnud siis mälu, memento ja tagasi mineviku rubriigi juurde, aga õiendaks ära eelmises saateblokis olnud lihtsalt selle Tallinna kommunaalmajandusliku teema lõppu, et mul ei tulnud õige väljend meelde, et kui Marek Reinaas rääkis sellest, et Vene kultuurikeskus peaks olema nagu vähemusrahvaste kultuurikeskus, mitte enam Vene kultuurikeskus, siis meil tekkis sõpradega hommikul parem mõte, et see, miks vähemusrahvaste, et rahvus on tänapäeval nagu Kristiina Kallas ütleb nagu väheoluline. Ei, ta on konstruktsioon. Konstruktsioon, õigus, sul on õigus. Et võiks olla lihtsalt vähemuste kultuuristkeskus siis. See võib-olla annaks selle aja nagu kõik vähemused, tulge minu aja olemuse nagu essentsi paremini kätte, et milleks me piiritleme seda nagu rahvustega. Hõimud, suguarud, velled, jah. õelusvendus. Ja nüüd võime siis rahulikult edasi minna ajaloosaga, et kas sa lased akadeemiline rubriik? Lased kõlli uuesti või hakkab? Jaa, võib ikka. Ole lahke, Hillar. Tere, armas ajaloohuviline. Minu nimi on Allar Pilamets ja mina siis räägin teile täna veidi lähemalt Ateena kultuurist, õigni Kreeka lähiajaloost. Ja oligi aeg. Täpselt nii. Häda selles, et väga paljud inimesed ei tea sellest, et Kreeka, kes tähistab või mis tähistab oma iseseisvust aastast 1821, mis on nende vabadussõda, vabadusvõitluse algus, ei ole tegelikult Kreeka vabadussõda. See on sama hästi või isegi rohkem Moldaavia ja Albaania tühistamine võitlus, ja, mis pidi kanduma küll Kreekasse, küll aga jäi poolel teele, seda rahastas suurel määral suures osas Vene keisririik toona, kes saatis siis oma rohelised meiksed ehk oma ohvitserid Moldaaviasse mässu tekitama, kas siis otseselt või siis vähemalt keisri heakskiidul. Tulemuseks oli see, et Moldaavias tekkis selline pool paramilitaarne üksus, mis pidi hakkama võitlema türklase vastu. Teatavasti kui Bulgaaria, Rumeenia, Albaania, tänane Albaania ja Kreeka, kõik need väiksemadki kohad olid Ottomani impeeriumi osad ja tahtmine oli taevariik, ehk siis mõte oli türklane Balkanist välja lüüa. Loomulikult rahvuslikud meeleolud sellele kaasa aitasid, ehk kreeklased tahtsid kreeklasteks saada, bulgaarlased bulgaarlasteks, serblasteks, nii edasi. Aga häda oli selles, et Vene ohvitseridel, kes selle väekontingendi Bulgaarias, mitte Bulgaarias, vaid Moldaavias kokku panid, seisid näotsi faktiga, et Moldaavast, kes pidid neid aitama, hakkasid oma enda natuke rikkama klassi suguvendi tapma, ehk mitte läinud türklaste vastu, või tekkis selline kodusõja moodne mahtersõda. Õnneks samal ajal oli alustanud ülestõusu või vastuhakku türklaste vastu ka nende vasall Ali Pasha praeguse Albaania alade peal. Ali Pasha on üldiselt andnud ka Albaaniale nime Ali Pasha, Albaania. Toona veel ei olnud sellist nimetustki nagu Albaania.
kas see Itaalia laulja Albano on ka sellega? ja Romina Power ja just ma arvan, et ta on kindlasti Rumeenias oli Romina Power. Just. Rumeenia on nagu Moldaavia, eks on, hea. Okay. Ja Romina ja Moldaavia. Igal juhul. Nii et need lauled olid Albaania ja Rumeenia tegelikult. Just. Nüüd sain aru. 30 aastast mõelnud, mis nali see on. Ega seal ei olnudki väga suurt nalja. Mõte oli lihtne. Venelasel oli vaja saada kätte Konstantinoopol, et muutuda 3. Roomaks juriidiliselt, de jure. See küll ei õnnestunud, küll aga 1821, mida nimetab Kreeka oma vabadusvõitluse alguseks, oma iseseisvuspäevaks, ei juhtunud midagi muud, kui 7 aastat hiljem hakkas siis järjekorras 9. Vene-Türgi sõda. Ikka selle sama Konstantinoopoli nimel. Kui keegi tahab uurida, et mida see 3. Rooma endale tähendab, mida siis Venemaale tähendab, siis seda võib ise guugeldada. Aga tulemuseks oli see, et Kreeka, mis oli eriti just nüüd siis saarestik, omas päris suurt autonoomiat türklaste all. Kõigil oli oma laevastik ja need laevastikud hakkasid ründama Türgi baase. Juba see näitab, kui suur oli autonoomia, et igal saarel oli oma nii suur laevastik, et ta võis türklase sõjaväe baase rünnata, ei olnud mingid väiksed kalapaadid. Ja teada on see üldiselt, et Türgi korraldas päris mitmel saarel genotsiidi, tappis mitukümmend 000 kreeklast ära. Ja see vastab ka tõele. Ja ma ei hakka üldse oma jutuga kuidagi viitama sellele, et Türgi poleks rõhuja olnud. Seda loomulikult oli, aga kas või seegi, et Chiose saarel, paranda mind, kui ma hääldasin valesti, see on siin samas kõrval saar. Eesti keeles ma kirjutaks Haaga. Hiios, okei. Sest siin on lähedal ka üks Ios saar, mis on ilma haata, aga see ei puutu praegu juttu ainesse. Ehk et seal siis Hiiose saarel, nagu sa ütlesid, tappis türklane ära vist 20-30-40 000 inimest. Ma ei hakka praegu netist otsima. 30 midagi vist. Jaa, aga sellele eelnes see, et Saamose saare laevastik oli tulnud Hiiosele maale ja tapnud kogu türklaste laevastiku või selle laevastiku baasi. Albaanlaste osatähtsus, lisaks sellest Ali Pasha, kes andis Albaaniale nime, viitab ka see, et üks nende rahvuskangelane täpselt sellest samast sündmusest naisest laevastiku omanik, laevastiku päälik oli teatud rahvuselt albaanlane. Ma praegu ei jaksa meenutada ta nime, aga igal juhul tema laevastik oli see, kes põrmustas 2-3 korral siis siin samas saarestikus türklase. Kas see oli see naine, kellel on spetsialisele muuseum ehitatud? On sul see nimi käe pärast? Ma ka vaatasin. Nõrga peega. Kuule, Balkan on ka nurgapeega, Bulgaaria on ka nurgapeega. Küll, aga ma võin sulle öelda selle nime. Mulle tuleb täna isegi need väliskommentaatorid meelde. Jaa, ma võin sulle öelda selle nime. Kas võib olla nii, et tegemist on naisterahva, kelle nimi oli Laskarina Bobulina? Jah, ma tahtsin öelda Bobulina. Rahvuselt albaanlane ja nüüd kujutage ette 19. sajandi Kreekat, kus igal saarel on oma laevastik, kes suudab suur Osmani impeeriumit lüüa nii nagu tahab. Ehk et siin oli see autonoomia päris suur. Just. Siin on juttu lausa 300 laevast. Mõnes järgmises osas võiksime rääkida ka sellest, kuidas lähiajaloos on olnud
Kreekal mustade kolonellide ehk siis ohvitseride hunta diktatuur, mis tegelikult sai alguse hoopis Küproselt ehk Küprose kaitsmisest türklase vastu. et Malekooli järgmises osas. Ja, no sellest ei jõua vist väga pikalt rääkida. Aga sellest 1821 korra tagasi tulla, aga siis kreeklased ise tegid ju ka ikka revolutsiooni natukene mandri peale. No nad tegid küll, aga nad said kõik selle alguse Moldaavia ja Albaania aladelt. Ja albaanlastest veel nii palju, et kuigi nad ei olnud siis veel albaanlased ja siis see Ali Pasha, kes oli tegelikult Türgi vasall, alustas lihtsalt mässu isandate türklaste vastu. No, ei saanud oma tasu või talle ei meeldinud võib-olla mingite tema privileegide kärpimisega või mis iganes, siis ta lõpetas küll halvasti, jah, temale see hästi ei lõppenud. Kreeka sai vabaduse küll 1821, aga Pasha sai surma, siis tegelikult oli tegemist samalaadse olukorraga nagu need, kes on natuke uurinud viimase aja arusaamu Jüri ülestõus, siis see ei olnud mitte eestlaste ülestõus taanlaste ja veel vähem sakslaste vastu, vaid seal oli alamvasallide rahulolematus ülemate kihtide vastu. Noh, nagu Lenin seda kirjutas, et revolutsiooni situatsioon ehk siis ülemisest kihid ei taha ja alumised ei saa, tekib revolutsioon. Tõepoolest, kui oleks jäänud see ainult selle Vene riigi roheliste mehikeste või sellise paramilitaarse armee taha kuskile Moldaaviasse, siis oleks jäänudki Kreekal see iseseisus olemata. Küll aga samal ajal hakkas Pasha Ali tegutsema ja seetõttu oli türklasel tegemist päris mitmes kohas erinevate tulekollete kustutamisega. Enamus Kreeka revolutsiooni initsiaatoritest olid noored mehed, kes olid ju läinud õppima kas endises või Serbiasse, Rumeeniasse, võib-olla isegi Bulgaariasse, see Filiki Eteria, kes see moodustus üldsegi välismaal, see ei olnud Kreekas moodustunud see vastupanu võitlus. Rumeenia, Serbia, seal vahel nad pendeldasid kõik need. Tõsi, ka seal ei olnud mitte militaarülikoole, vaid lihtsalt seal oli võimalik natuke vabamalt tegutseda, kuigi tõsi, see oli kõik Türgi ala, lihtsalt see, nagu ma enne mainisin, autonoomia oli nii suur, et seal oli võimalik suhteliselt vabalt igasuguseid vandeseltslaskondi moodustada ja just see Filiki Eteria oligi. Just, absoluutselt, jah. See on siis sõprade selts eesti keeles. Aga kui sa veel kord ütlesid, et 1821 saavutasid vabaduse, siis algas on ju. Aga ma mõtlen sellele, et kui sa ütlesid, et venelane alustas Türgiga just kui sõda 1828 uuesti. Ja 7 aastat hiljem, jah. Vist, kas need mis sa 7 aastat tegid vahepeal? Ei, ma mõtlen, et venelane saatis vist ikkagi Kreekale laevastikku ennem. Laevastikku seal olid ju Orlovid ja Grafid ja laevast Vene laevastik. Aga tekitas selle ikkagi siis kõigepealt see esimene säde seal Moldaavias, mis pidi nagu Moldaavia ja Rumeenia nagu teada on üks ja sama, pidi seal tekitama mässu kohalike Türgi ülikonna vastu või mis iganes establishmendi vastu. Küll aga jah, et moldaavlased pöörasid oma enda rikkamate rahvuskaaslaste vastu ja see natuke nagu pärssis seda Kreeka võitlust ka. Ja jutt käis ainult kõigest veel kord 9. Türgi sõdast. Vene-Türgi sõdasid oli kokku 11 ja lisaks veel 12 oli siis esimene ilmasõda. Praegu ei ole seda. Ei, praegu hetkel vist ei ole jah, minu teada veel mitte, ma pole viimaseid andmeid saanud. Küll aga jah, eriolukorda. Jah, isegi ei ole sõjalist erioperatsiooni. Lihtsalt see, et ka esimene ilmasõda oli Vene-Türgi aspektist ikkagi Türgi sõda, milles Vene keisriik üritas saada Konstantinoopolit kätte. Saavutada oma 3. Rooma riigi staatust. Sellepärast oli alati õukonnas alates umbes Katariina teisest oli alati üks troonipärijatest oli Konstantin nimel. Konstantinoopol. Ja kas me oleme ajaloost piisavalt rääkinud?
võib-olla küll. järgmine kord räägiks ka sellest, mis eristab ja lahutab, millised konfliktid või sellised söed koldes on kreeklase, bulgaarse, serblase vahel. Anekdoot hakkab tulema. jah, need võib ka anekdootideks pidada. jah, no ma arvan, et järgmist korda me oleme eetris kuskil võib-olla napilt enne või pärast ülestõusmist, mis siis Kreeka kalendri järgi on 5. mai. 5. mai. ja kohe tuleb pärast seda võidupüha, eks ole, 9. mai. jaa, kõik. tõepoolest. ja võib-olla tuleb isegi sõda. ära jama. ei, see ei olnud lootus. no edaspidist ennustas siis ma arvan, et sellest ei muutu midagi, kas me oleme kuu aega ees või taga oma ajas, sellepärast et need aastad ei unune ja sündmused, mis on 150, 200 või veel rohkem aastat mööda läinud, siis neist võib rääkida ka kas mais, pärast sõda või mõtleme veel. või enne seda, pärast sõda kell 6 Budejovitšis. aga me oleme ju varastanud rubriigi Black Drumist, et kultuurisoovitus on sul mõni, mul üks on. no aga palun, käi välja. vaatasin Eesti filmi Taevatrepp. väga meeldis, välja arvatud üks osatäitmine, film väga meeldis. ma ei saa öelda, mis väga ei meeldinud, äkki ära ütle, millist. võib-olla tore inimene muidu tavaelus, aga ja ei, isegi eelmine Mart Kivastiku film mulle nii väga ei meeldinud, aga see film on leidnud ka, ma vaatasin. nüüd sa ütlesid kriitilise lause. Kivastiku kohta. jah, selle elab üle. okei, tema. et jaa, see oli väga suur üllatus positiivses mõttes. jaa, ja üks huvitav raamat on ka meieni jõudnud, ilmselt kaamerasse ei näe siit. Aavo Üprus, kes on saabunud ka loomemajandusse külla, tõi eile oma raamatu Teevit alustavale juhile. et me siin kõik oleme juhid või pooljuhid või mitte kõik, aga paljud, kes üritab oma, ma ei tea, podcast'i alustada, kes üritab Lätist odavat alkoholi tuua või mida iganes. siia on seda kuradi raske teha. ettevõtlusharusid. mõni hoopiski vastupidi on oma põllumajandustootmise pidanud Eestis kinni panema, võib-olla alustab siis Leedus jälle. aga selles mõttes tundub väga nagu kihvt raamat, et siin on. sa otsustasid ainult kaane järgi või oled ikka lahti? ei, ma eile õhtul töötasin läbi. see ei ole, see on niuke ühe õhtu raamat. 50 lehekülge, 60. oota, lüürika, proosa? Proosa. Proosa, selge. väga hea. Eneseabi proosa. okei, väga hea. poeet on kirjutanud eneseabi proosa. väga õige. et aitäh kuulamast. jah, ja vaatamast. kui te suutsite. Sagapo Malakas. no on hea, tund 15 umbes kokku.